Tere, olen siis Liisi ja põgusalt räägin, mida tähendab UX ja UI disain. Hästi laialt öeldes on see siis veebi või siis mobiilirakenduste disain, aga seda saab nii mitmel tasemel vaadata. Aga igatahes, UX tähendab siis user experience ehk siis kasutajakogemus. UI on user interface ehk siis kasutajaliides. Nende sarnasused ja erisused on see, et UX keskendub rohkem analüüsil, semantikal ja UX-i wireframe'i vaated võivad alati olla koledad. Aga UI keskendub esteetikale, sellisele pealmisele kihile ja sellel on väga oluline hoida stiili ühtsust, et oleks trendikas ja tulevikku vaatav. Ja nende ühisosad on alati uurimistöö, alati peab veebirakendus või veebi ja ta peab arusaadav olema. Tööprotsess on pigem lateraalne versus lineaarne, et kui arenduses või muudel sellistel lineaarsetel töödel on, sa alustad A-st, lähed B-sse, lähed C-sse, kuni sa jõuad siis sinna lõpptulemuseni, siis disainis on pigem kaootilisem see teema. Sa võid alustada A-st, sa võid alustada G-st, C-st, sa võid läbi käia mitu erinevat punkti, vahepeal täiesti mõned punktid, kus sa oled ära käinud, ära visata ja siis üldse kuskil X kohas lõpetada. Alati alustatakse UX disainist või sellest analüüsist. Üldiselt käiakse ärianalüütikuga koos, alustatakse. Kas siis ärianalüütik alustab natukene varem, lisandub UX disainer või nad alustavad koos. Ehk siis UX-disainer keskendub rohkem kasutajatele orienteeritud küsimustele ja ärianalüütik äripoolele. Ehk siis peamised küsimused on näiteks kliendile, et millised on kliendi ootused, kas on midagi juba eelnevalt olemas, et kes on nende kasutaja, mis on põhiprobleemid ja alati on väga kasulik ka arenduse poole pealt küsida, enne kui üldse disainima hakata, et milline on näiteks arenduse plaan, kas on kasutatud mingisuguseid library'sid või et kas on mõni takistus või kriteerium, mis takistab mul mingisuguse komponendi joonistamist või mingisuguse tööprotsessi läbiviimist. Siis algab uurimistöö, kokku kogutud informatsioon, guugeldad vanast kogemusest, raamatutest, kus iganes, ja siis hakkate defineerima, ehk siis vaikselt sellest pudrust hakkate mingisugust struktuuri looma. Hästi olulised aspektid ongi kasutajagrupi defineerimine, mis on vanus, ehk siis kes see auditoorium on, kellele te disainite, kas on pensionärid, kes te teate, et ei oska võib-olla väga modernset veebi kasutada, või siis on just noorem vanusegrupp, kes tahab just väga trendikat ja edasimõtlevat veebi näha, või siis see auditoorium on üldse lai, noorest kuni pensionärini. Siis alati on hästi kasulik defineerida sarnaste projektide põhjal endal mingid aspektid, ehk siis projekt X algab, otsite sarnaseid projekte, vaatate, mis seal toimib, mis ei toimi, mis on valesti läinud, mis on sellise projekti laadne ennustatav tulevik. Ja et ühesõnaga leida mingisugused projektid endale etaloniks. Ja siis hakkad vaikselt kasutaja teekonda looma. Alustad ühest kohast, siis näiteks teete mingi stsenaariumi, et kasutaja X peab kohe kindlasti jõudma siit punktist siia ja milliseid astmeid ta läbib. Kas on mingisuguseid takistusi võib tee peale tulla, kas on mingisuguseid paralleelseid stsenaariumid, mida peab suutma läbida ja nii edasi, ehk siis selline pisike või selline hästi lihtne kondikava endale ette joonistada. Siis algab põhimõtteliselt see wireframe imise ja prototüübi osa. Et nagu ma ütlesin, wireframe'i ja selle UX analüüsi vaated võivad olla koledad ja väga soovitatav ainult mustvalgelt. Kui on väga vaja punast või rohelist kasutada, siis võib, aga siin on hästi oluline keskenduda semantikale ja ehk siis see, mida see veebirakendus siis baasist hõlmama hakkab. Jah, nagu ma ütlesin, et tavaliselt, kui sa hakkad wireframe'i
juures juba nagu sellist esteetilist väärtust looma, siis hästi tihti minnakse vaidlema, mis värvi see nupp peab olema, kas ta peab olema kandiline või ümmargune, kui siin protsessis see ei ole üldse oluline. Oluline on see, kuhu see nupp viib, mis eesmärki ta täidab ja kas ta täidab üldse õiget eesmärki. Wireframe on ka hea koht esimeste tulemuste näitamiseks äripoolele ja ka arenduse poolele, ehk siis selline esimene käega katsutav tulemus on juba olemas. Ja sealt peale tulevad ka uued ideed, kuidas võiks protsessi parandada, ja siin Wireframe'i protsessis on palju lihtsam muudatusi sisse viia kui järgnevates. Siis hakkab prototüüpinima, põhimõtteliselt teedki erinevad vaated valmis, lingid nad kokku, ja hakkad vaikselt läbi käima neid erinevaid samme ja erinevaid protsesse. Ehk siis see on selline tüüpiline töölaud, mis mul ees on, mitmest erinevatest vaatest, mitmest erinevatest protsessist, kokku lingitud näiteks InVisionisse, prototüüp. Siis on kinnituse voor. Kõigepealt Wireframe'i protsessid on kasulik saada esimene kinnitus ärianalüütikult. Kas oled täitnud kõiki ärikriteeriumid, kas kõik vastab sellele ootuspäraselt, mis klient soovib. Ja siis ka hästi soovitatav on arenduse poole pealt jälle kinnitus saada, kas sa oled õigel teel, kas on midagi väga keerukat, mida peab arendama hakkama, kas saaks äkki arenduse poole pealt midagi lihtsustada, et see arenduse skoop jällegi ei laieneks. Ja siis minna kinnitus saama äri poolelt, kas see vastab ka nende ootustele, ja siis põhimõtteliselt vastavalt tagasisidele hakkad samme korduma. Kas lähed uurimistöö faasi, lähed Wireframe'is midagi muutma, lähed seal kasutaja teekonnas midagi muutma, ehk siis oleneb, mis tagasisidet saab. Siis Wireframe'idega on hea teha sellist koridori testimist või hallway testing on selle nimi. See on selline kergemahuline testimine. Lähed näiteks kolleegi juurde või lähed kodus perekonnaliikme juurde või sõprade juurde. Et kuna need vaated on enam-vähem koledad, siis on seletatav, et see ei ole veel lõpp-produkt, et siis ei ole, ühesõnaga, jah. Et saada esimesed tagasisided juba, mida te teete, ja kas on midagi väga valesti läinud, kas on ikka arusaadav, ja eriti hea on saada tagasisidet juba päris kasutajatelt, sest et äri poolel on alati oma visioon, kuidas mingisugust produkti täita, aga kasutaja tahab hoopis midagi muud. Et siis on juba nagu sellised konkreetsed argumendid, et sellist asja pole mõistlik teha, sest et teie kasutaja ei kasutaks sellist funktsiooni mitte kunagi. Et kasutaja tahab hoopis seda. Et siis mida varem juba nii-öelda kasutaja sisse tuua, seda jällegi parem lõpp-produkt tuleb. Kui Wireframe'id ja Wireframe'i prototüüp on täiesti kinnitatud, siis hakatakse peale tegema sellist ilusamat disaini. Põhimõtteliselt need hallid kastikesed siis tehakse modernsemaks ja visuaalselt esteetilisemaks. Ja siin ongi vaja stiilid defineerida, milline on nupu kuju, kuidas nupp käitub, milline on nupp erinevates staatustes ja et kui palju on tühja õhku mingisuguste komponentide vahel, milline on font ja et siis kõik selline esteetiline ja ilus pool. Et siin ei pea enam niivõrd keskenduma sellele baasile, millele siis UX keskendub. Ja siin ka samamoodi uurimistöö, et võimalikult tulevikku vaatav disain siis oleks. Sellepärast, et kui näiteks täna hakata mingisugust UI projekti disainima ja see arendatakse alles 2 aasta pärast valmis, siis kas see komponent on relevantne ka 2 aasta pärast. Ja jälle samamoodi prototüüpimine. Sellepärast, et siis on vaja jälle äri poolele minna kinnitama või kliendilt, et kas selline visuaal sobib, kas selline stiil sobib, jällegi soovitatav saada arenduselt, jällegi kinnitust, sellepärast et pealt näha võib see komponent disainitud olla hästi lihtne, aga mingisugused takistused tulevad ette, mis võib jällegi arenduse skoopi üllatavalt pikendada. Ja põhimõtteliselt jälle kordama samme vastavalt tagasisidele, siit võib ka minna nüüd sammud tagasi täitsa jälle wireframe imise või kasutaja teekonna sinna faasi, sellepärast et võib jälle midagi
täiesti uut välja tulla. Aga siin on juba natukene keerulisem neid asju ümber mängida, sest et juba mingid struktuurid on rohkem paika loksutatud. Ja siis tulevad kasutajatestid, kus on siis kasulik leida päris kasutajad, kes testima hakkavad. On olemas täitsa selliseid agentuure, kes koguvad kokku suure portsu kasutajaid, aga on ka võimalik minna ise kuhugi tänavale, ise mingisugune fookusgrupp endale korraldada, et võimalusi on palju. Ja siin ongi oluline siis anda kas piltide kujul lingitud prototüüp, kõige parem on, kui on HTML-iga arendatud prototüüp ja et siis soovitatav leida ka õige atmosfäär testimiseks. Et näiteks kui kujundad pakiautomaatidele uut kasutajaliidest, siis minnagi täitsa pakiautomaadi ette, sellepärast et siis on automüra, inimesed kõnnivad ringi ja sa nii-öelda simuleerid juba seda päris olukorda, mida sa disainima hakkad. Sest et see, kes testib, ta ongi juba selles olukorras ja kui ongi mingisugune segav faktor, siis ta fookus kaob mingisuguse X asja pärast. Et kui minna kuhugi tugitoolis inimese juurde testima, siis tema ei pruugi saada seda sama kogemust, mis siis päris kontekstis olev inimene. Ja kasutaja testimisel on hästi oluline jälgida kasutajat ja mitte midagi ette öelda neile. Kui midagi ette ütled, siis ei saa seda õiget tulemust kätte. Kõige parem on anda mingisugune stsenaarium. Näiteks sul on X protsessi pead läbima, pead saama punktist A punkti F ja palun hakka tegema. Siis vaikselt vaatad, kuhu ta läheb, kuhu ta liigub, kuhu ta toppama jääb ja kohe, kui on vaja sekkuda või natukene vihjeid anda, see on juba punane lipp, et midagi on valesti läinud. Et üldiselt kasutaja ei ole rumal, vaid disain on kehvasti tehtud. Ja selle põhjal siis on vaja võimalikult palju saada tagasisidet, mis on kehvasti tehtud, mis on hästi, kui on kehvasti, siis kuidas oleks parem seda protsessi läbi viia, et kas on mingi värvis on asi, mingisugune nupp ei paista välja, mis on hästi oluline, et sellist tagasisidet võimalikult palju kasutajalt saada. Ja korda põhimõtteliselt. Et siin võib jälle, see lateraalsus tuleb mängu, et siin võib jälle kasutajate testis tulla midagi välja, mis kas läks wireframe'i protsessis sassi, läks UI disainis sassi, ehk siis täiesti oleneb vastavalt tagasisidele, millist sammu kordama hakkad. Ja 2 minutit varem lõpetasin ka. Ma olen Liisi. Küsimusi? Ei ole. Kas nii arusaadavalt rääkisin või nii igavat juttu? Ei teagi. Õnneks interneti tuli päris mitu küsimust. Okei. Et kuidas oma portfoolio kokku said, kui sa alustasid õppimist ise? Ma hakkasin, kusjuures, ma osalesin konkursil, ma joonistasin täiesti oma elus esimese plakati ja ma võitsin selle konkurssi. Siis ma läksin tööle, siis mul seal tööülesannete käigus tekkis hulk visuaale, mida ma sain näidata järgmisele tööandjale. Seal järgmise tööandja juures tekkis hulk visuaale, mida ma sain näidata järgmisesse kohta. Ehk siis töötamise käigus ja alguses ma just hästi palju ka kodus pressisin disainida. Andsin endale ise mingisuguse ülesande, näiteks joonista 1 pilt päevas või et tee veebileht, mis kuvab mingi X väljundit. Et tegin endale mingeid fiktiivseid ülesandeid, aga hästi palju siis tööd tehes. Ja mida te soovitaksite alustavale UX disainerile, et ta saaks alustada oma esimeses töös? Hakata lihtsalt, kusjuures, kuidas ma alustasin? See kuva, mis oli Google pildist, et how to web design, see ei ole naljaga, vaid ma reaalselt alustasingi tegelikult niimoodi. Kui ma läksin peakujundajaks või graafiliseks disaineriks,
siis see oli natukene lihtsam, aga kui ma läksin juba IT-sse tööle, siis ma reaalselt hakkasingi guugeldama how to web design. Ma sain sealt erinevaid väljundeid raamatute kujul, erinevaid väljundeid veebilehtede kujul ja põhimõtteliselt leidsin üles mingid fundamentaalsed raamatud, mida soovitatakse kindlasti läbi lugeda ja igapäevaselt surfasin ka mingisuguste veebidisaini etalonide lehtedel, ehk siis nii-öelda käsnana imesin igapäevaselt sisse seda informatsiooni vähemalt tund aega päevas. Ja siis võtame lõpetuseks, et kas te praktikale võtate inimesi ja kas te ise, kuidas teid endale mentoriks saab? Jah, ma olen 2 juuniorit välja treeninud, kes ei ole IT-st mitte midagi teadnud. Praktika nii-öelda sellist praktikat ma pole veel käima pannud enda firmas, pigem otsin töötajat, täiskohaga töötajat ja kuidas saada, on see, et ma saadan kodutöö, viin läbi intervjuusi, üritan aru saada, kui suur ambitsioon on inimesel iseseisvalt tööd teha, kes ei karda nii-öelda konstruktiivsemat tagasisidet ja kui ka läheb raskeks, et ta ei anna alla. Et hästi lihtne on alla anda, kui kohe midagi keeruliseks läheb, aga kui aus olla, siis esimesed 2 aastat on väga keerulised, kui täitsa nullist õppima hakata. Aga suur aitäh teile ja teeme veel ühe suure aplausi Liisi Reimale.